On olnud üks teema, mis on küpsenud ja see on see, et Jumal on kutsunud meid, oma rahvast, vabaduseks. Aga see vabadus jääb selliseks teoreetiliseks. Me teame seda ja me räägime koguduse Jumala laste identiteedist ja kõigest sellest, mis meile kuulub ja Jumala tõotustest ja tervisest ja kõikidest nendest headest asjadest. Aga tundub, et nii üksikud kristlased nagu jõuavad sellesse. Ja kui me vaatame ringi vahest meie ümber, siis võime näha, et paljud on rõhutud, paljud on kurvad, paljud on haiged, erinevad hädad ja teinekord muidugi me võime need asjad veeretada nii-öelda selle peale, et inimesed saavadki vanemaks ja masinad kuluvadki ja nii edasi, et kui Paulus võrdles telgiga meie maist ihu, siis telk ka, ikka tuul vahest rebib augu sisse ja nii edasi, eks ju, et on need, elame siin maailmas. Aga Jumal on suurem. Jumal on suurem. Ja ma ostsin ühe sellise raamatu, mida ma ei ole veel päris läbi töötanud, aga see kannab nimetust Prayer of Freedom ehk siis vabastuse või vabaduse palve. Ja siin ta käsitleb nagu mitmeid teemasid, mis hoiavad kristlaste ja inimeste vabadust ja vabastust tagasi. Ja ma tahaks natuke nendele teemadele siin lähemate nädalate pühapäevadel keskenduda. Me oleme tegelikult rääkinud sellest teemast ka juba mingis momendis. See hõlmab andestust. Andestuse teema. Selle raamatu autor, ta on ka pastor, ta teenibki inimesi väga palju läbi vabastuspalve. Ja kui hakkas 10 aastat tagasi uurima tervenduse kohta ja nendel teemadel ja siis ta jõudis Todd White'i seminarile, Randy Clarki seminarile, need on Ameerikas sellised tuntud nimed, kes teenivad tervenduses ja nii edasi ja Jumal andis talle tervenduse Anni ja ta läks ja lihtsalt testis neid põhimõtteid, läks kuskil ostukeskusesse ja leidis inimesi või kellel tundus siis olevat, et nad vajavad palvet ja palvetas ja ütles, et nägi palju tervenemisi. Ja inimesed hakkasid ka vabaks saama kurjadest vaimudest. Ja siis üks hetk Jumal ütles talle sellise asja. Mõni asi läheb meie teoloogiaga vastu olla, mis Jumal võib öelda kellelegi, aga ütles, et ma võtan ära su tervendus Anni. Ja et võtan ära su tervendus Anni, aga et ma tahan, et sa hakkaksid teenima selles kristlase autoriteedis, mis ma olen sulle andnud. Ja siis ta hakkas aru saama, et ta teenib erinevalt, kui ta palvetab inimese tervise eest, kui siis, kui ta kedagi vabastab teemonlikust sidumisest. Aga mis ta hakkas tähele panema on see, et paljud haigused ja olukorrad, ka nagu psüühilised olukorrad on tegelikult tulenevad, kas seal on andestamatus, kas seal on mõni muu patt. Ja ta ütles, et ta on leidnud, et 3 nagu sellist valdkonda, mis on kõige suuremad probleemide põhjustajad inimesele, on andestamatus, seksuaalpatud ja nõidus või astroloogia või kuidas me seda siis nagu võtame kokku, okultne tegevus. Need on 3 sellist põhivaldkonda, mis toovad inimestele nagu hädasi kaela. Kui me mõtleme kas või Vana Testamendi peale, siis Moosese raamatus on õnnistused ja needused, eks ju. Ja Jumal ütleb, või seal on needuste osas, et kui sa ei käi nendel teedel, siis tulevad sellised ja sellised hädad su peale. Nii et see on nagu, tegelikult on see asi piiblis kirjas. Me nüüd usklikena mõtleme, et Jeesus on kandnud kõik needused. Jah, jaamen. Jeesus ongi kandnud kõik needused. Kõik hädad, kõik haigused, kõik oli tema peal. Aga kui me vaatame nüüd meie elusi või vaatame, milles inimesed elavad ikkagi, me näeme, et seal on ikkagi. Me deklareerime, aga millegi pärast hädad on kaelas inimestel. Meil endil ka, 1 ja 2 ja 3. Tegelikult on juba nagu lapsest saatik olnud mul peavalud ja tulevad
mingitel hetkedel, varasemalt olid lühemalt, nüüd on olnud isegi vahest pikemalt ja samamoodi me olen palvetanud ja vahest on palve peal ära läinud, tavaliselt ei ole ära läinud. Ja nüüd seda raamatut lugedes siis mõni nädal tagasi ma olin ka öösel juba olin teist päeva olnud peavalu ja juba 3. öö või ütleme siis peale teist päeva öö ja ikka peavalu ja ärkasin üles selle peale ja tõusen istule ja hakkan Jumal. Palvetan algul, sõitlen, teen kõike seda ja siis mõtlesin, et okei, ma võtan selle raamatu juhise, et Püha Vaim, hakka nüüd näitama mulle. Ma hakkan nüüd meelt parandama ükshaaval asjadest, mida sa üles tood. On need vanad asjad või uued asjad. Ma lihtsalt Jumala ees tunnistan, olen eksinud selles asjas, parandan meelt, palun andesta, palun vabasta. Ja nii ma olin seal üks tund aega istusin voodi ääre peal ja muudkui ka palvetasin ja parandasin meelt ja oligi nii, et tegelikult tunni aja pärast oli peavalu läinud. Noh, sa võid ju öelda, et võib-olla läks niisama ära. Amen. Igal juhul Jumal tahab meid vabaks teha ja ta tahab meid vabaks teha, nii nagu me just siit lugesime, et Korintuse kirjas lõpus oli see salm. Kui meie enest üle kohut mõistame, siis Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Nii et see on väga oluline, et me teeme ka sellist sisemist inventuuri. Üks asi, millest ma tahangi rääkida, on andestamine. Üks selline põhiline kirjakoht Mattiuse 18. peatükis. Ma jätan siit eellu ära praegu, aga ma hakkan siin 21. salmist, siin on niimoodi. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda, kas aitab 7 korrast? Nüüd Peetrus oli oma venna Andreasega seal Jeesuse jüngrid, eks ju. No ma ei tea, mis see Andreas sel päeval tegi. Võib-olla 6 korda oli juba teinud midagi. Peetrusele üritanud üle nalja teha või ma ei tea, jalga taha panna või mis iganes, sõida lõuna ära või 6 korda oli teinud ja nüüd Peetrus küsib, ma annan 1 võimalus veel, Issand, kas 7 korrast piisab? Aga Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Teises evangeeliumis ütleb 70 korda 7 korda, paneb veel juurde. Ja siis ta ütleb edasi, seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isand tal hakkas sulasest ale. Ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 denarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ja laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Amen. Siin oli võib-olla midagi sügavamat taga, kui et Andreas Peetruse võileiva ära varastas või võttis või ära sõi. See ei ole selline olukord, aga siin on üks väga oluline asi. Me elame siin maailmas ja see maailm on langenud maailm. Ja isegi kristlastena ka meie ei ole täiuslikud. Ka me kristlastena paneme mööda, teeme üksteisele haiget või ei täida üksteise ootusi ja nii edasi. Aga ometi ka meie keskel
nendest asjadest me võime haavuda, me võime solvuda, me võime lugeda välja midagi muud, kui üldse teisel mõttes oli. Võib-olla tal ei olnudki midagi mõttes, aga mina lugesin välja, et näed, ta käitus nii, tegi nii ja juba on nagu probleem üleval, eks ju. Nii et see eeldab andestust. Siin loos Jeesus tõi nagu mingi võrdluse. Ta tõi seda, et isandale üks sulane võlgnes talle 10 000 talenti. Ja nüüd teine sulane võlgnes siis sellele esimesele sulasele 100 teenarit. Ja see on nagu üks selline võrdpilt sellest, kuidas Jeesus võrdleb. See isand või kuningas on siis Jumal, eks ju. Ja kui palju meie võlgneme nagu Jumalale oma elu. Ja mis on sellega võrreldes see, kui keegi on meie vastu eksinud. Võiks öelda, et isegi nagu kõige suurem eksimus, mis teine sinu vastu on teinud, ei ole suurem kui see 100 talenti. Jeesus paneb selle nagu sellise perspektiivi. Mis see perspektiiv siis on? Siin on, ta ütles 10 000 talenti ta võlgnes kuningale. No ja siis siin all on kirjas joone all, et talent oli suurim rahaühik, mis vastab 6000 teenarile. Teine sulane võlgnes teisele sulasele 100 teenerit, aga siis teine võlgnes 10 000 talenti, 60 miljonit teenarit, eks ju. Kui üks teenar on töömehe päevapalk, siis see on 3 kuu keskmine palk, mis teine võlgnes. No ma ei tea, võtame nagu hästi suure numbri, et ütleme 15 000. Mina sain kokku sellest 10 000 talendist, et see võiks olla 164 384 aasta palka. Igal juhul võib olla, et see esimene sulane oli mingi kuninga ametlik. No kes see ikka saab nii suure raha ära kulutada, kui mõni minister, eks ju. Aga teine oli siis väiksem mees. Kui me vaatame siin ja peatume ühe koha peal korra. Salm 23 oli siin niimoodi algab. Sellepärast on taevariik. Sellepärast on taevariik. Jeesus räägib, missugune on taevariik. Taevariik ja inimühiskond on 2 eri tasandit. Võiks öelda, Peetrus pakkus nagu inimühiskonna selle kõige üllama tasandi 7 korda päevas andestada. Aga taevariik on sealt veel kõrgelt üle. Vanas testamendis Jumal ütleb, et minu teed ei ole teie teed ja minu mõtted ei ole teie mõtted. Nagu taevas on maast kõrgel, nõnda on minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Ja see on nüüd üks koht, kus tuleb esile see Jumala mõtte kõrgus. Inimlikult sa jõuad 7 vaevalt nagu igipisaratega ja siis Jeesus ütleb, Mis see tähendab? See tähendab seda, see ei olegi inimlikult saavutatav. See ei olegi inimlikult saavutatav. Aga Paulus Efesose kirjas ütleb, Jumal on asetanud meid taevalikku olukorda. See tähendab, ta ongi meid asetanud taevariiki. Meil on võime võtta sealt see jõud. Mis see on? Taevariik toimib hoopis teistel põhimõtetel, kui meie nagu füüsiliselt või siin maailmas oleme harjunud. Ja see on nüüd see protsess, see meelte uuendamise protsess, milles me käime, et me saaksime selle kätte. Et me saaksime selle kätte. Kuidas oli võimalik, et Jeesus kõik selle piinamise, mis ta seal oma kannatuste eel sai ja siis ta löödi risti ja siis Jeesus ütleb, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Kuidas oli see võimalik? Kuidas oli see võimalik? Ta ütles seal samas, mul on võime praegu siin samas kutsuda 10 000 inglit ja nad lihtsalt viimad mind ära. Ja ta ütleb ka Pilatusele, et minu riik ei ole siit maa pealt. Muidu mu sulased võitleksid mu eest. Aga mu riik on ülalt, eks ju. Tal oli mingisugune muu missioon. Ja Jumal on ka meile andnud mingisuguse muu missiooni, kui enese õigust siin maa peal taodelda. Nii julmalt, kui see ka kõlab. Jeesus rääkis seda lugu, eks ju, Peetrusele ja ma ütlesin Jumala riigi põhimõtted. Ta ei rääkinud seda variseridele või rahva hulgale, nii et see lugu on kristlastele. Jumal kutsub meid käima kõrgemas kutses, kui see maailm käib. Nüüd see üks sulane, see esimene sulane oli hädas ja palus, et issand oleks pikameelne ja andestaks ja annaks talle aega võlg maksta.
isandal hakkas hale ja ta andestas võla ja tegi ta võla vabaks. Sulane sai küll aru, et isand oli talle andestanud ja ei müünud teda orjaks, teda ega tema peret. Aga tundub, et ta ei mõistnud, et võlg oli andeks antud. Tundub, et ta ei mõistnud seda. Ja tead, vahest kristlastena meil on sama lugu. Me usume küll seda, et Jumal on armu andnud, aga ikka on need mineviku koormad üleval, eks ju. Kui sa mõtled nüüd selle sõna ühendi peale, kas Jumal sallib sind või Jumal armastab sind? Armastab Paulus kuskil ütleb, et sallige üksteist, eks ju. Kannatab, jah. Hambad ristis. Me usume küll, et Jumal meid armastab, aga vahest me suhtume Jumalasse, et justkui ta ainult salliks, et peaasi, et ta veel ei lööks. Aga kui me enda üle kohut mõistame, nagu ma lugesin, eks ju. Sulane läks oma kaassulase käest võlga välja nõudma. Ma arvan sellepärast, see sulane mõtles, et ta peab ikkagi isandale võla välja maksma. Ta tahtis oma nii-öelda nime päästa, taastada oma nii-öelda ustava sulase tiitele. Aga võib ka olla niimoodi, et selle sulase, kes oli selle suure summa võlgu, ta oli selle pärast ka nii palju võlgu, et mitmed sulased olid temale võlgu. Ja tegelikult on niimoodi ka vahest, et kuna inimesed eksivad meie vastu või minu vastu või sinu vastu, siis see põhjustab sinu sees ka pattu. Andestamatus võtame see patt. Teise patt sinu vastu põhjustab sinu sees pattu. Teise võlg sinu vastu põhjustab sinu suurt võlga Jumala ees. Aga isand katkestas selle nõiaringi, andes võla vabaks. Ja see andis sellel teisele sulasele võimaluse ka oma võlad ära kustutada, sest ta ei olnud enam isandale võlgu. Kõik need võlad, mis teised talle võlgu olid ju tegelikult võlgu suurele isandale, aga nüüd kustutades ei olnud. Aga nüüd ongi see küsimus, miks ta siis nõudis? Kas ta nõudis seda selleks, seda võlga tagasi, et nagu ma ütlesin, ta ikkagi mõtles, et ma ei saa ju olla nii ädine, ma pean ju ometi ju isanda ees ikka oma nime puhtaks pesema, et ma nüüd saan need võlad kätte, ikkagi lähen tasun ära, mis siis, et ta ütles, et on nagu võlg kustutatud. Või teine asi, ta mõtles, ma saan nüüd need võlad kõik endale ja siis ma saan rikkaks. Ka võimaluseks. Aga ma arvan, et see esimene oli pigem see. Mind aitas üks inimene nagu avardada seda andestuse põhimõtet. Ja ma olen jälginud ühte tunnistuste kanalit, see on Stronger Faith ja seal Stacey McCant siis ta tõi sellise asja. Mis asi on andestus? Antud kirjakoha põhjal on andestus vabastada teine inimene tema võlast. Andestus ei ole see, et sa ütled, et see, mis teine sulle tegi, on okei või normaalne või õiglane. Päriselt on ka teine sulle teinud ülekohut, eks ju. Andestades sa ütled, kui see situatsioon toimus, see ülekohus või mis iganes tekitanud sinu sees seda andestamatust või kibedust, et see situatsioon, kui see toimus, siis teine inimene tekitas minu suhtes võla. Väga raamatupidamislik kreedit ja debit. Teine tekitas minu silmis võla endale. Mis see võlg on? See võlg ei ole isegi see tegu, vaid ta võttis kas minu rahu, ta võttis kas minu tervise või rõõmsa meele või on ta raha tõesti võlgu või ta kasutas minu vastu ülekohtuseid sõnu, tungis minu privaatsooni. Need on kõik võlad. Me võime näha neid võlana. Ja ta tekitas minu südamesse kibeduse või lõhkus sõprade ringi, ta reetis mind, röövis mu süütuse, väärikuse või mis iganes on see tulemus või see võlg, mis teine nüüd tekitas. Tähendab, see asi läks mulle midagi olulist maksma. Seega osa andestamisest on ka mõista seda võlga, et sa arvestad kokku oma võla. Mis on nüüd see? Üks asi on meil inimestel, me oleme emotsionaalsed olendid, eks ju. Meil on see tunne, meil on see raske tunne. Meil on see raske tunne lihtsalt ja me mõtleme, et see on nüüd see probleem. Mul on selle inimese suhtes raske tunne.
aga sõnasta, mida ta sulle võlgneb. Näiteks, kui keegi on sind petnud, siis sa ei andesta talle tegelikult pettust, vaid sa andestad seda, mis see sinule maksma läks. Reetmise näiteks. Või jäid sa millegist ilma selle tõttu. Petja peab oma teoga ise silmitsi seisma, aga ja kas ta tunnistab seda või mitte, see on lõpuks Jumala ees, ta tegeleb sellega. Aga mina pean vaatama nagu oma südamesse, mis see mulle maksma läks. Näiteks usaldus sai lõhutud, sõprus sai lõhutud, võib-olla abielu läks katki. Need kõik on võlad. Arvuta sügavuti, mis on see võlg, mis tekkis sellest ülekohtusest olukorrast. Mida teine sinult võttis ja mida ta sulle võlgneb. Ta ei saa sulle ise enam tagasi anda su kadunud usaldust või süütut meelt või varastatud asja. Aga nüüd on sinu ja minu käes see autoriteet öelda, et need asjad, mida teine mulle võlgneb, selle teo läbi, sa ütled oma südames arvet tehes ja Jumala ees, sa ütled, ma võtan autoriteedi ja otsustan, et ta ei võlgne mulle enam neid asju, mida ma välja arvutasin. Ja ma ei nõua kunagi enam neid asju tema käest tagasi. Või ei võta enam seda arveraamatut välja ja ütle, et vaata see, kui sa andestad. See tähendab, et sa võtad meelevalla ja Jumala väes otsustad, et ta ei võlgne või need inimesed ei võlgne mulle enam neid asju. Ja nii on võlavägi murtud ja sina oled vaba. Sina oled vaba. Kas see aitas kedagi mõista seda andestuse terminit? Jeesus väga hästi selgelt võrdleb siin ju võlaga seda. Ja mis ta siin lõpus ütles? Kui ta ei andestanud, ta heitis oma kaassulase vangi ja lõpuks sattus ise vangi. Mis see tähendab? Nad mõlemad kannatasid selle olukorra läbi. Ja tegelikult võiks öelda, et seal oli nagu üks selline ebapuhas või ebapüha hingeside. Teisel inimesel on selle olukorra läbi nagu meelevald sinu elu ja hinge kinni hoida. Ja Jumal ei taha seda. Nüüd lõpus ütles, et isand heitis või andis ta piinajate kätte. Mis see siis tähendab? Võime öelda niimoodi, et ilma pikema seletuseta, et Jumal andis inimese distsiplineerida, et andestamatus saaks temast välja. Lähme korra veel selle sõna juurde siin. Ja isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Teate, ma jäin selle asja peale mõtlema, mis ta temale võlgnes. Kui me nüüd nagu päriselt mõtleme, mis ta siis temale võlgnes? Mis see sulane siis isandale võlgnes? Kui me nüüd oleme raamatupidamuslikult korrektsed, vaatan raamatupidajale otsa ka, ta ei võlgnenud talle tegelikult mitte midagi enam, sest isand oli ta võla andnud vabaks. Kas raamatupidaja kinnitab seda? Raamatupidaja allkiri alla. Tegelikult see sulane ei võlgnenud seda 10 000 enam, aga mida ta siis võlgnes? Sest ta ütleb, et kuni ta maksab temale, mis ta võlgnes. Tead, Jumal võtab väga isiklikult seda, mis meil oma vahel toimub. Kuidas ta ütleb ühes kohas, kui sa ei suuda oma venda armastada, kuidas sa suudad Jumalat armastada? Ja siis on see Matteuse 25. vist on see tähendamissõna sellest, kuidas Jumal paneb ühed sulased või ühed inimesed vasakul, teised paremale kätte ja siis ta ütleb, et kui ma olin vanglas, sa ei tulnud mind vaatama. Kui ma olin haige, siis see ja nii edasi. Ühele grupile ütleb, et sa tegid seda, teisele ütleb, siis nad küsivad, aga millal me nägime sind? Ja siis kohtumõistja Jeesus ütleb niimoodi, mida te tegite ühele vähemale minu sulastes, seda te tegite minule. Nii et Jumal võtab väga isiklikult, kuidas me nagu oma vahel oleme, mis on minu suhe kaasa inimesega. Ja selle tulemusena võib öelda, et seesama isand ka tegelikult ta väga isiklikult võttis seda, kuidas see sulane suhtus teise. Ehk võiks öelda, ta võlgnes isandale andestuse oma kaassulasele. Ja ta heitis ta sinna vanglasse, kuni ta maksab kõik. See sulane võis sinna vanglasse jääda nii kaua, kuni ta mõtleb sellele 10 000 talendile. Mitte kuskilt pole tal seal vanglas võtta seda 10 000 talenti. Aga mida tal seal vanglas võtta on? Oma südame olukord. Ma andestan. Ja koputus ukse peale. Su karistus on kantud, isand kutsub sind üles, välja. Päris võimas, eks ju. Meie mõtted lähevad kohe sellele 10 000 talendil. No kuidas see on võimalik?
nüüd ma olen seal vanglas, ma ei saa mitte midagi enam selleks teha. Aga see ei olegi see. Kui sinu patud on kustutatud, siis ole valmis kustutama teise patud. Aga küsime siis, mis need piinajad on, mis tulevad andestamatuse peale? Inimestel on tulnud selle tõttu ka füüsilisi hädasi. Igasugused, mis need on, need nahahaigused, mis sügelevad ja on unetus võib olla, depressioon võib olla, ärevus võib olla. Nagu ma ütlesin, füüsilised sümptomid võivad olla. Kui sa saad sellest vabaks, siis võivad ka sinu füüsilised sümptomid paraneda. Ja ma usun seda, et Issand tahab oma lapsed vabaks teha. Ta tahab vabaks teha. Nüüd see on meie perspektiivi küsimus. Kas me näeme seda olukorda või tõstame oma silmad üles Kristusele? 1,5 nädal tagasi kolmapäeval ma rääkisin Sioni kirikus, mitmed olid ka kohal, ma rääkisin kanast ja kotkast. Kuhu poole me vaatame, kui kõrgelt me asju näeme? Kui ma ei näe, ära tunne ennast selle pärast süüdi, palu, et Issand tõstaks sind üles, las püha vaimu tuul tõsta sind ülesse ja las Issand nagu vaim annab sulle uue perspektiivi selle raske olukorra kohta. Püha vaim on saadetud meile abiks. See ei ole niisama kõnekäänd, ta tõesti on saadetud meile abiks ja ta tahab sind üles tõsta, näidata hoopis teist nagu tasandit, kus sa võid liikuda jumalikus meelevallas ja elada selles andestuse elus. Ja ma tean, me oleme inimesed, me käime veel oma teekonda, aga me liigume kuhugi. Me liigume kuhugi. Ja Jumal tahab midagi ilusat oma koguduse keskel üles tõsta. Teate, kui me praegu näeme neid sündmusid meie ümber maailmas, kus Jumala kogudust nagu järjest rohkem taga kiusatakse ja kas või selline nagu maine näide või et kellegil võib olla armastus oma vabaduse või riigi vastu niimoodi, et ta on valmis selle riigi eest surema. Praegu on Iraanis on toimunud need rahutused ja tuhanded on tapetud selle riigi süsteemi pärast. Need inimesed on valmis minema tänavatele selle vabaduse pärast. Ja samamoodi on tegelikult kristlased ümber maailma erinevates paikades oma usu eest valmis surema. Ja siis ma mõtlen vahest, et me oleme nagu nii ära harjutatud selle maise mugavusega, et me mõtleme, et kui siin midagi nüüd juhtub, ma ei tea, mis saab. Jumal tahab, et me näeksime seda suuremat reaalsust. Nii kui need inimesed on valmis mingi suurema reaalsuse nimel oma elu andma, kes annab oma elu minu ja evangeeliumi eest või kes on valmis päevast päeva oma risti kandma. Need ongi need kohad, kus me päevast päeva teeme neid valikuid. Ja teate, Jumala näolisus tuleb esile. Nüüd ma lõpetan kohe, aga ma tahan veel teha ühe palve ja ma tahan, et sa mõtleksid oma südames praegu mõne inimese peale või olukorra peale, kus sa oled niimoodi haiget saanud, et see on sulle kibedust toonud või valu toonud. Ja üks on nüüd see emotsioon, aga püüa nagu selle juures mõelda, mida see olukord, mis asja ta sinu hinge tekitas. Kas selle asja tulemusena on sul tekkinud mingisugune sümptom või füüsiline häda või depressioon või on lihtsalt sinu usaldus ära röövitud, sinu elu rõõm on ära röövitud? Mis on see nagu, mis see olukord on sinu ellu toonud? Et sinu nagu hingeline olukord või elukvaliteet on alla läinud selle olukorra tulemusena? Või on su enesehinnang ära lõhutud? Mis on see võlg? Mõtle. Las püha vaim ilmutada. Püha vaim, ma palun, et sa praegu räägiksid meie iga üksiku südame vastu. Nüüd, kui sa oled valmis paluma minu järel, siis palu seda. Aga kui ei ole veel, siis las Jumal aidaku sind, aga seda saad ka hiljem paluda. Aga ma ütlen ette sõnad ja lihtsalt, ma arvan, kõige lihtsam on kordame järgi.
Jumal, ma parandan meelt oma patust. Jumal, ma parandan meelt oma patust. Ma tahan vabadust oma olukorrast. Ma tahan vabadust oma olukorrast. Ma palun, et sa aitaksid mind. Palun, et sa aitaksid mind. Ma palun, tuleta mulle meelde kõik võlad. Ma palun, tuleta mulle meelde kõik võlad, mis mul tuleb andeks anda, et ma vabaks saaksin. Ma parandan meelt andestamatusest. Ma parandan meelt andestamatusest, sest ma mõistan, et see on patt. Sest ma mõistan, et see on patt. Sellepärast ma valin andestada. Sellepärast ma valin andestada. Ma loobun igasugusest võlast ja hukkamõistust tema vastu. Ma loobun igasugusest võlast ja hukkamõistust tema vastu. Samuti ma murran kõik ebapühad hingesidemed selle inimesega Jeesuse nimel. Samuti ma murran kõik ebapühad hingesidemed selle inimesega Jeesuse nimel. Isand, me oleme sinu kogudusena sinu ees seda palvet palunud. Ja nüüd, Püha Vaim, tee sina oma kallis töö meie südametes. Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Issand, sinu andestuse läbi oleme meie võimelised andestama. Sinu väe läbi oleme meie võimelised andestama. Selle läbi, et sina oled meid asetanud taevasesse olukorda, oleme meie võimelised andestama. Selle läbi, et sa oled saatnud meile oma kalli Püha Vaimu, oleme meie võimelised andestama. Jeesuse nimel ja Püha Vaim, võta see sõna igaühe suust ja vii see lõpuni. Issand, ma kuulutan lõppenuks selle piinaja käes olemise. Ma kuulutan lõppenuks need ebapühad hingesidemed, mis kinni hoiavad, alla suruvad Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Iga teemonlik vägi, mis on kinni hoidnud nendest suhetest, on kinni hoidnud sellest patust meie südamest. Jeesuse nimel sinu autoriteet ja sinu missioon on läbi ja lõppenud just nüüd Jeesuse nimel. Sa pead lahkuma just praegu Jeesuse Kristuse nimel. Siin on Jumala rahvas. Me kuulume taevariiki ja meile kuuluvad Jumala vabadus ja vägi ja tõotused. Jeesus, tänu sinu vere eest, mis puhastab meie südamed. Tänu sinu armu eest, mis praegu voolab. Issand, me täname, et me sinu rahvana näeme vabadust ja me kogeme seda juba praegu Jeesuse nimel. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Jeesuse nimel, Jeesuse nimel. Amen.